Tere, Anu! Tere, Kristjan! Kas lähme põllule? Jah, aga ma sisestan veel viimase arve agromailsi ära. Õigus! 15. mai oli ju see kuupäev, kui tuli arved laadida hiljemalt agromailsi, et teenida 10% rohkem boonuspunkte. Hea plaan, Anul, tehke seda teie ka. Oleme Tritikale põllu üle vaadanud. Pilt on väga hea. Kevadine äästamine on parandanud võrsumist, pluss siis ka eelmise sooja laine kantud leheväetised ja tsaikotsel on märgatavalt taimikud tihendanud. Kasvustaadium siin põllus on 31 ehk kõrsumine on alanud ja väga hea aeg alustada taimede haigustõrjega ja sellise kõrsumisaegse kasvu reguleerimisega. Mis on siin plaan? Plaan on lihtne, medaks-maks 0,4 kilo hektarile, et taimik oleks ilusti tugevdatud ja fungitsiidina on plaan kasutada Priexor Powerback 0,4 plus 0,4 liitrit hektarile, et oleks tagatud kogu haiguste paketi tõrje, jahukaste, erinevad lehelaiksused ja saaks sellise pikaajalise kaitse just erinevate toimeainete rühmade näol. Sellel põllul oleks võimalik kasutada ka Palaia Flexbacki, kuna jahukaste lööbinud ei ole. Flexiti näol saaks ilusa pika ennetava kaitse jahukastele ja Palaia näol kaitse lehelaiksuste vastu. Taliodra põllust läbi jalutades on kohe tunda, et taimede seis on tihe. See pikk jahe võrsumisperiood on andnud hea potentsiaali ja kindlasti paneks südamele, et taliodrad on kõige petlikumad oma kasvu kõrguse osas. Ehk kõrsumise alguses tuleks teha ära korralik tugev kasvu reguleerimine, et me ei jääks hiljaks. Nii et medaks-maks taliodra puhul ma ütleks 0,6 kilo kuni 0,8 kilo sõltuvalt lämmastiku foonist ja eelviljast oleks vägagi sobilik kasutada. Sest klassika kipub olema, et lõunapoolsetes Eesti maakondades 20. mai paiku võib juba esimesi ohte otsi näha olla ja usun, et nii läheb ka sellel aastal. Vahepeal olen jõudnud juba Lääne-Tartumaale ja vaatame Margusega siin tema nisupõldu. Margus, mis sul lähiajal plaanis on siin? Meil on siin lähiajal plaanis teha kasvuregulaator, umbrohutõrje ja leheväetised. Tundub, et põud natukene kahjustab ja võib-olla on siin natukene mingisugused puudused veel. Ma arvan, et selles suhtes su plaan on õige, et kuna võrsunud taimik tegelikult on hästi, aga võrsed samas natukene ebaühtlase kasvuga, siis väike tsaikotsel aitaks kindlasti siin võrsete ühtlikkust parandada. Ja loomulikult leheväetistega saaks ikkagi taim lisaks siis põhitoite elementidele ka just neid mikrosid, mida neil vaja puudu on. Ja kuidas sa näed edasi, et millal selline kõrsumine siin põllul võiks olla? No sõltub ilmastikuoludest, aga ilmselt paari nädala pärast võib-olla. Aga mulle tundub, et umbrohutõrjega peaks hakkama ikkagi kohe selle kasvuregulaatoriga tegema. No umbrohud on oluline kontrolli alla saada, sest kui umbrohud lähevad ära siin üle käte ja õitsema, siis tegelikult on neid väga keeruline juba kontrolli alla hiljem saada. Õigus vist. Eelmisel korral Virumaal külvati hernest. Täna siin Tartumaal on hernes juba tärganud ja osad põllud tärkamas, siis paneks südamele, et jälgige neid tärkavaid põlde, sest herne kärsakate aktiivsus ka temperatuuride tõustes kindlasti suureneb. Ja loomulikult siis umbrohutõrje, kellel on juba tehtud mullaherbitsiidiga, tasuks jälgida, kas need vahepealsed öökülmad ikkagi ei ole preparaadi mõju vähendanud. Ja need, kellel veel kindlasti plaanis kasvuaegne koorumtassi kasutamine, siis nendel on rahulikult aega oodata selline 3-4 lehepaari faas
on õige aeg, millal seda teha. Nii et jälgige kultuure, tehke rahulikult pritsimise töid, pidage plaani, pidage aru ja püsige lainel. BASF. We create chemistry.